Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere, head kuulajad! Konservatiivne kristlane on tagasi 6. saatega. Minuga on ikka stuudios Marko Müürisepp ning täna on meil külas ka Riigikogu liige Lea Danilson-Järg, kes aitab meile rääkida natukene lähemalt maksupoliitikast. Ja annangi siit sõna nüüd Markole. Tere, Lea! Tervist! Aitäh, et kutsusite. Väga huvitav teema. Ja, et nagu lubatud, me käime nüüd kuni ülestõusmispühadeni käime läbi erinevaid asju, mis mõõdavad konservatiivsust, liberaalsust, parempoolsust, vasakpoolsust. Ja tänaseks teemaks on meil siis progressiivse tulumaksu sobilikkus või mittesobilikkus konservatiivsele kristlasele. Ja mul on siin oma nagu selline esimene mõte tekib sellest, et sellel ei ole, progressiivse tulumaksul ei ole mingit kristlikku põhjendust, et maksudest on natukene piiblis juttu ja piibli Toobiti raamatus on lihtsustatult öeldud, et sissetulekutest tuleks 10% anda kirikule, 10% kulutada keskuses, ehk võiksime seda lugeda nii-öelda riiklikuks maksuks ja 10% tuleks kohalike ja lähedaste toetamiseks anda. Ehk võiksime seda lugeda nii-öelda kohalikuks maksuks, et selles suhtes meie endine 20% tulumaks oli minu jaoks täiesti ideaalne kristlik lähenemine. Aga räägiks, et nüüd on muutunud natukene, et jõustunud seadusemuudatused tõid tänavu kaasa mitu muudatust maksudes ja järgmisest aastast saavad kõik Eesti inimesed kasutada ühtlast maksuvaba tulu ehk 700 eurot kuus ehk kaob nii-öelda maksuküür või osaline progressiivne tulumaks. Ja millegipärast pensionäride maksuvaba tulu ei muutu, mis on jätkuvalt 776 eurot kuus. Ma ei teagi, et kas te teate, miks on pensionäridel erinev tulumaksuvaba kui teistel inimestel? No seal oli ju varasti üldse keskmine pension tulumaksu vaba, aga kuna valitsus ei tahtnud, et keskmine pension kogu tõuseb, siis pandi teatud piir ette. Ja, aga igal juhul tundub mulle loogiline, et ühed kodanikud on maksu suhtes teistsuguses staatuses kui teised kodanikud. Nii, aga siis 2026 maksustatavast tulust tohib maha arvestada koolituskulu ja annetusi kokku 1200 eurot ning täiendavat kogumispensioni ehk siis kolmandat samba sissemakseid kuni 15% maksustatavast tulust, aga mitte rohkem kui 6000 eurot aastas. Mina arvan, et koolituskulud peaksid olema maksuvabad. Koolituskulud on põhimõtteliselt tõstad enda väärtust, lood väärtust ühiskonnale ja teine asi, et annetused peaksid olema kuni 10% ulatuses maksuvabad. Ja see vastaks kristlikule nägemusele, et mis sina arvad praegu? Jah, koolituskuludega on näiteks, kui lastega peresid arvestada, siis kuna koolituskuludel on maksuvabastus ainult kindel summa, siis, aga kui sul on lapsi rohkem, siis ilmselgelt sellest summast ei jagu, eks ole, nii et seal on igal juhul see probleem sees ja tõepoolest koolitamine on väga oluline ju tegelikult, et me ju tahame, et inimesed ikkagi õpiksid, et seda peaks soodustama rohkem. Ja siin on ju, enam ei ole ju perekondasid, perekondadel ei ole enam tulumaksuvabastust. See on juba kehtib, et see on, selle juurde võime pärast tagasi tulla, aga tuletame meelde, et perekonnad ei ole meie maksuseaduse mõistes mingi ühik. Nii, aga ütleme siis, et tegelikult populistlik valitsus tühistas mullu tänavu jõustuma pidanud tulumaksu tõusu 24%. Algus mõtlesid, tõustame 24%, aga sa imet, näed, kuulati rahvast, aga tegelikult ei kuulatud rahvast, vaid tegelikult kardeti oma reitingu pärast, ja see tegelikult ei aidanud muidugi, et me nägime kohalikel valimistel, mis nendega juhtus. Ehk siis nii füüsilise kui ka juriidilise isiku tulumaksu määr on tänavu endine 22%. Aga mida üldse selline ebakindlus meile ütleb, et maksud on üks selline asi, mis ei peaks niimoodi kõikuma, et eks sellest kindlasti on see maksusegadus nii-öelda, mida on maksusegaduseks nimetatud, et keegi ütles nüüd seoses selle hasartmängumaksuga toimub, et nüüd ei ole mitte maksufestival, vaid et nüüd on juba tsirkus. Maksutsirkus, tõesti, jah. See muidugi, ütleme, see tegelikult siis kulmineerus siis selle viimase juhtumiga aga hasartmängumaksu, mitte oleva hasartmängumaksu tuleme ka natuke hiljem tagasi. Aga
tulles siis tagasi, et minu meelest peaks olla kõik maksimaalne tulumaksumäär olema 20% sissetulekust ja see vastaks ka piiblis kirjeldatud kristlikule nägemusele. Ehk siis, ma tsiteerin teile nüüd Toobiti raamatust 1:7-8. Kümnise kogu saagist andsime Jeruusalemmas teenivale Leevi poegadele. No see tänase mõistes oleks see nii-öelda annetus kas siis kirikule või muule heategevusele. Teise kümnise ma müüsin ja läksin ning kulutasin selle igal aastal Jeruusalemmas. Ehk see on siis minu mõistes oleks, kui ma seda tõlgendaks, oleks, et ma andsin selle nagu keskusesse, andsin selle teise 10%. Ja kolmanda kümnise ma andsin neile, kellele see kuulus, nagu mu isa ema Debora oli käskinud, kuna olin jäänud isata orvuks. No seda me võiksime võtta siis nii-öelda oma lähikontsete peale kulutatud või investeeritud kümnis. Et see siis oli Vanasse testamenti apokrüüfsetesse raamatute hulka kuuluvast Toobiti raamatust nägemus, kristlik nägemus tulumaksust. Aga Lea, võib-olla ma annaks nüüd sulle, et mis siis sina arvad sellest? No meie sellest tulumaksust, no sa ennem nimetasid seda meie varasemat tulumaksusüsteemi, mis enne kehtis nagu osaliselt siis astmeliseks tulumaksuks, et ma päris nii ei ütleks, sest tegelikult ju selle varasema maksusüsteemi eesmärk ei olnud mitte siis kõrgemapalgalisi rohkem maksustada, vaid pakkuda just madalapalgalistele maksuleevendust. Et see on ikkagi hoopis nagu teistsugune lähenemine, et mitte keegi ei maksnud kõrgemat tulumaksu 22%, küll aga oli madalapalgalised, kes pidid maksma vähem tulumaksu kui see 22%, nii et seda päris nii kindlasti nimetada ei saa. Ja minu arvates see oli ka nagu selles mõttes õige lähenemine, et tegelikult milleks maksud on ja milleks tulumaks on. Ta on ikkagi selleks, et maksu peab maksma. Ja kui maksust on keegi vabastatud, selleks peab olema mingi põhjus. Ja kindlasti väike sissetulek on see põhjus, sellepärast, et ütleme, ei ole ju mõtet väikese sissetulekudega inimeste ära maksustada ja siis pärast hakata talle sotsiaalabi pakkuma, et see nagu ei peaks niipidi töötama. Ja toona siis oligi ju niimoodi, et need, kes siis teenisidki selle tulumaksuvaba miinimumi summa, mis toona oli 654 €, need ei maksnud üldse tulumaksu ja kui nad siis teenisid rohkem kuni seal 1200 €, siis nad said selle kasutada täies mahus seda tulumaksuvaba osa, aga ülejäänu osa pealt maksid siis 22% tulumaksu. Ja kui siis see palk oli juba üle 2100, seal 1200 ja 2100 vahemikus siis see maksuvaba tulu osa vähenes, kuni ta muutus nulliks ja inimesed, kes teenisid üle 2100 € ja tuletan meelde, et see oli toona, kui see süsteem rakendati ikkagi oluliselt suurem kui keskmine palk, et praegult on meil keskmine palk kuskil 2000 juures, aga see oli ju mitmeid aastaid tagasi, kui see süsteem loodi ja siis see oli küllaltki suur tulu. Ja siis nemad pidid hakkama kogu oma tulu pealt maksma 22% tulumaksu ja rõhutan jällegi, et tihti öeldakse, et keegi seal maksis rohkem, ei, mitte keegi ei maksnud rohkem kui 22%. Nii et see on siis see varasem süsteem, aga nüüd siis, kui meie Isamaa poliitilised oponendid, mida on siis nimetanud seda maksuküüruks, tegelikult ta mingisugune küür ei olnud, et keegi ju rohkem ei maksnud kui 22%. Aga nüüd nad asendasid siis selle süsteemiga, kus absoluutselt kõik saavad 700 € tulumaksuvaba tulu saada aastas. Ja see tähendab, et see tulumaksuvabastus, mis varem oli mõeldud ainult madalapalgalistele, on nüüd kõigil ka kõrgepalgalistele, et isegi Riigikogu liikmed, valitsuse liikmed, ärimehed, kes saavad 10 000 kuus, ka nendel on 700 € tulumaksuvaba, millelt nad ei maksa. Ja see tähendab ühtlasi seda, et tegelikult 22% tulumaksu mitte keegi enam ei maksa, sellepärast, et alati jääb see tulumaksuvaba osa, mis tähendab, et reaalne maks on ikkagi väiksem. Küll kasvab veidi seos, et kui ülejäänud see nii-öelda maksustatav osa sissetulekust kasvab, siis protsent kasvab, aga kunagi ei jõua 22%-ni. Nii et see on siis selline kingitus kõrgema palgalistele, sest tõepoolest ma siin arvutisin ka, et näiteks inimene, kes teenis varem selle 654 € või nüüd teenib 700 €, tema saab ainult 10 € kuus kasu sellest maksumuudatusest. Aga inimene, kes teenib seal 10 000, eks ole, või 5 000 või 3 000,
et tema saab 150 eurot kuus kasu. Nii et tõepoolest see on nagu selline maksukingitus, eks ole, siis kõrgema palgalistele ja ma tahan kindlasti rõhutada seda, et see on väga kallis kingitus. Et ega meil ju raha selleks eelarves tegelikult ei ole, et see on laenuraha ja millega see kingitus tehakse. Ja seda motivatsiooni siin taga võib siis arutada, et tõenäoliselt on ikkagi tehtud panus kõrgema palgalistele valijatele, kes siis selle 150 euro eest võib-olla annavad mõne hääle vastu. Nii et väga selline, ütleme, ka eetiliselt väga kaheldav käik, et see on ka nii riigile ka rahanduslikult üsna vastutustundetu, nii et... Aga see on juba mõjunud. Reformierakonna toetus on juba tõusnud 2% võrra, aga mõelge, palju see maksma läks? No kogu see pakett oli mingi 500 miljardit, 500 miljonit minu meelest. Ütleme, kui oleks tõstnud neid tulumaksuvaba, kes siis said seda maksuvabastust, eks ole, kui seda piiri oleks tõstnud nüüd praeguse keskmise palga kasvuga koos, siis mingi osa oleks ikkagi olnud seal neid kulusid rohkem riigil, aga kindlasti see on 100 miljoneid, mis siis, praegu läheb lihtsalt korstnasse kõrgepalgalistele inimestele. 2% reitingu tõus maksis 600 miljonit ja kahjuks on nii, et ma olen kuulnud inimesi, kes ütleb, kõrgepalgalisi inimesi, tead, ma sain 100 eurot juurde, ma sain 100 eurot juurde Reformierakonna valitsuse käest. Aga mille arvelt? Just, et ja samas on ju teisi makse kõiki tõstetud ja siis reklaamida seda tohutu võiduna, see on ikka hästi silmakirjalik, aga tegelikult Reformierakond on kogu aeg niisugust PR-kampaaniat teinud ja üritanud inimestele vorsti ninna riputada, just kui nad on hästi palju võitnud, aga teise käega võtavad palju rohkem ära. Seda kutsutakse ju populismiks. Jah, aga see ongi minu meelest ka tänapäeval väga huvitav, et tegelikult need, kes on populistid ehk sellised liberaalsed erakonnad, vasakpoolsed erakonnad, kes kogu aeg müüvad inimestele mingeid õhulosse, mis tegelikult reaalsusega kokkupuudet ei oma, aga oskavad seda väga ilusate sõnadega teha, et neid millegipärast nimetatakse peavooluerakondadeks, aga parempoolseid konservatiivseid erakondi, kes tõesti lähtuvad reaalsusest ja teevad niisuguseid mõistlikke otsuseid, et neid siis nimetatakse populistideks, et siin on nagu mingisugune segadus tekkinud vahepeal. Must valgeks, valge mustaks. Just. Ja aga muidugi, mis praegust valitsust ja üldse Reformierakonna poliitikat iseloomustab, on ka see, et maksukoormust ei ole nüüd mitte tõstetud ainult jõukamatelt inimestelt vaesematele, eks ole, sest et see nii-öelda maksuvabastus ju tuleb selgelt vaesemate inimeste arvelt ja jõukamate suunas, siis tegelikult on siin nihutatud ju ka maksukoormust lastega peredelt lastetutel, vastupidi tähendab, et lastetutel on soodsamaks muudetud ja lastega peredele siis ebasoodsamaks seda maksusüsteemi, sest see on siis juba üle-eelmisel aastal, 2024. aastal kaotas ju valitsus ka selle täiendava maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel ja see oli päris märkimisväärne summa, millega peresid toetati. See oli 1848 eurot teise lapse kohta oli siis täiendavalt tulumaksuvaba ja alates 3. lapsest siis iga lapse kohta 3048 eurot. Ja ma siin arvutasin välja ka, et see teeb tegelikult umbes 1000 eurot aastas siis 3-lapselise pere kohta, kes oleks siis saanud seda soodustus aastas, sest et see on nagu aastamäär, eks ole, see ei olnud see kuu tulumaksuvabastus, vaid aastas lapse kohta. Ja see 1000 eurot oli ikkagi kevadel nendele lastega peredele, kes said siis deklaratsiooniks selle raha tagasi, väga oluline niisugune päästerõngas, eks ole, et kus talv on selja taga ja võib-olla on juba ka mingid arved kuhjunud, et nendest siis vastu kevadet lahti saada. Nii et see kaotati ära, aga lisaks ka abikaasa eest oli varem võimalik saada täiendavalt siis oma, kui endal jäi seda, kui abikaasa näiteks ei töötanud või töötas vähem, kui ta ja kogu oma tulumaksuvaba osa ei saanud kasutada, siis sai abikaasa seda kasutada, jällegi oluline perede jaoks. Nii et tõepoolest ja teisalt on üldse ka ju soodustused lastega peredele kadunud ja ka näiteks ju peretoetusi vähendati, võeti ära siis ka siis koduse ema
ravikindlustus näiteks, kui ema oli lastega kodune, siis varem oli võimalik saada mitmetel juhtudel siis riigi poolt ravikindlustus. Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet ja kui te olete saatest nii kaugele jõudnud, siis pange meie kanalile like ja subscribe. Ja mis peresid ka veel täiendavalt mõjutavad ka need tõstetud tarbimismaksud, maamaks, lisandunud automaks, sest et auto on tihti lastega peredele väga oluline, et ka need kõik koormavad täiendavalt ja käibemaksu tõus ka täpselt, igasugused aktsiisid, eks ole ka, nii et see kõik koormab just neid lastega peresid rohkem, et kui sa võrdled, kui palju on siis näiteks inimene, kellel ei ole lapsi ja kui palju tal on kulusid ja siis, kui sul on lastele veel kulud ka, nii et sellised pered on ju sunnitud kulutama suurema osa oma sissetulekust ära lihtsalt elulisteks vajadusteks, et neil ei ole võimalik säästa, nii et ongi, et tegelikult ongi, ütleme see, et sa kulutad ju lisaks ka mitte ja maksad neid makse mitte ainult nende kulude pealt, mida sa teed ise endale, vaid lastega peredes sa teed need kulusid ka veel lastele ja maksad sealt ka need maksud ära, nii et tõepoolest, et see maksukoormus on nüüd nihkunud ikkagi väga tugevasti jällegi lastega perede õlule, mis tegelikult on ju ka ebaõiglane, et lastega pered teevad nii palju ühiskonna heaks ja seda isegi maksusüsteemis nagu kuidagi vääriliselt ei hinnata. Ja ebaõiglane, see on ju tegelikult, me alles kuulsime, et meil on kõige 100 aasta väiksem sündivus. Ja meil on nagu selged näitajad, et lastega peresid peaks toetama, et peaks esile tooma ja mida on valitsus teinud, ta on võtnud nendelt veel viimase ära. Absoluutselt ja esimestel päevadel lausa peretoetusega tuldi, see oli esimene eelnõu, mille peale 23. aasta valimisi, millega valitsus tuli, oli peretoetuste vähendamine. Nii et ma üldse imesta, et meil tegelikult sündimus, me võime öelda, et praegu on üldse ebakindel aeg, aga valitsus on omalt poolt sellele ainult nagu negatiivseid signaale peale ladunud, mis kindlasti nagu süvendab seda. Kelle juhitud valitsus? Toona Kaja Kallase valitsus. Ja, aga nüüd ma vaatan, et ega Kristen Michal ei ole ka peaministrina ju mingisugust teist suunda võtnud, et ühtegi lastega peresid toetavat meedet ei ole siiamaani välja toodud, kuigi meil on sündide arv 4. aastat järjest, rekord väike. Täna just tuli välja Statistikaameti teade selle kohta, et meie iive oli eelmisel aastal 6000 inimesega miinuses, see tähendab, et 6000 inimese võrra negatiivse iibe tõttu Eesti rahvaarv väiksemaks. See on üks selline väike linnatäis inimesi, eks ole tegelikult. Ja kui see ka järgnevatel aastatel jätkub, siis ma olen kirjutanud sellest, et järgmise 25 aastaga võib meie rahvaarv väheneda 200 000 võrra. Et see on ikkagi väga tõsine, me oleme sellise tõelise allakäigu lävel, et kui üldse tegutseda, siis praegu peaks tegutsema. See on võrreldav teise maailmasõjaga. Teise maailmasõjal Eesti rahvaarv vähenes ka umbes samas suurusjärgus. Ja. Aga toona oli siis, seal ei ole ainult surmad, vaid see oli ka väljaränne, eks ole, mis oli tingitud, inimesed põgenesid ja nii edasi. Et kui mina nagu mõtlen selle asja peale tagasi, siis iga lapse kohta peaks olema see maksuvaba tulu eraldi. Iga lapse kohta peaks olema üks maksuvaba tulu suurune vabastus, sellepärast, et see annaks siis võimaluse, see näiteks nagu riigi prioriteete. Kui sa kuskil töötad, eks ole, kuskil töötad, siis ühele makstakse rohkem palka, teisele makstakse vähem palka. Ja see näitab nagu väga selgeid nagu väärtuslikke hinnanguid. Ja kuigi me oleme siin vaadanud neid erinevate ka liberaalsete poliitikute vaateid, siis nemad kõik ütlevad, et peresid peaks toetama ja sellega peaks tegelema, aga praktikas seda ei ole ju. Praktikas on täpselt vastupidine, nii et ja tõepoolest, kui sina nimetasid, et meil on siin osaliselt progressiivne maksusüsteem, siis arvestades seda, mismoodi väiksema sissetulekuga või suuremate kohustustega inimesi rohkem maksustatakse läbi selle, et see koormus on pandud just nende peale, et siis ma ütleksin, et meil on pigem ikkagi selline regressiivne maksusüsteem, et kui sa oled vaesem inimene või pead suurema osa oma sissetulekust ära kulutama, siis sa maksad ju hoopis proportsionaalselt rohkem makse kui need, kes tegelikult teenivad rohkem. Nii et ma arvan, et siin kindlasti tuleks leida mingisugune lahendus sellele, et see varasem süsteem kindlasti oli selles mõttes õiglasem, kindlasti need maksuvabastused, mis on lastega peredel, olid väga olulised, et ma arvan, et need tuleks ikkagi esimesel võimalusel taastada. No
Prantsusmaal on küll natuke keerukam, aga seal on iga lapse kohta saad ühe selle maksuvaba miinimumi, no nii-öelda üldmääral öeldes. Ja Prantsusmaal on kõige suurem rahvastiku juurdekasv võrreldes kõikidest muudest Euroopa Liidu riikidest. Ja varasemalt üldiselt Prantsusmaa perepoliitikat on kiidetud ja see on näidanud väga häid tulemusi, aga nüüd tundub, et midagi veel siiski on ka neil puudu, et ka neil on tegelikult sündimus oluliselt langenud, nii et eks siin tuleb ikkagi edasi mõelda ja eks meie elu ikkagi on ju muutumises ja need meetmed ja lahendused peavad ka sellega kaasas käima. Jaa. Midagi veel sellel teemal? Ma ei tea, kõik sai juba lahti räägitud, et ainult selline, võib-olla selline soov paremaks tulevikuks on jäänud, et loodame, et asjad siis lähevad paremaks, et meie maksusüsteem ikkagi hakkab rohkem lastega perede ja üldse inimeste poole vaatama. No ühesõnaga, kes meil tulevikus makse maksab? No just. Lapsed ju. No absoluutselt, jah. Et siis peaks ju väärtustama neid, kes neid tulevasi maksumaksjaid kasvatavad. No ütleme, mina arvan, et see nagu puhas investeerimisküsimus. Tegelikult see on, kuhu riik, ehk siis meie kõik, kuhu siis meie kõigi raha meilt kogutakse makse, kuhu siis seda investeeritakse, et kas seda investeeritakse tulevikku, mis võiks veel toota riiki veel rikkamaks või seda investeeritakse, no ma ei tea, millesse. No tegelikult võiks isegi öelda, tihti öeldakse, et maksumaksjad peavad riiki üleval. Ma arvan, et see ei ole tegelikult õige. Riiki peavad üleval lapsevanemad. Sellepärast ilma lapsevanemata ei olekski neid maksumaksjaid. Nii et... Õige. Meie kaua aega haige olnud saatejuht, kas tema ka midagi ütleb? Ja ikka, et tegelikult on päris värskendav kuulata peale siin saates peale iseenda ka veel teisi inimesi, et mul on väga hea meel, et meil täna on saatekülaline, et on tõesti nagu nauditav kuulata seda, et peale selle, et ma ise olen rääkinud eelmised 5 saadet koos Markoga, siis praegu on tõesti... Teie saated on olnud ka väga hoogsad, et ma vaatasin, osasid jõudsin vaadata, nii et väga ägedad asjad ette. Ja aitäh, et loodame, et meil tuleb veel külalisi ja me loodame ka Lead uuesti näha siin. Ja, et kui me täna kõike ei jõua ära teha, siis me kutsume Lea järgmisse saatesse edasi rääkima. Aga no tegelikult on meil tulemas pere teema, et me kutsuksime sind pere teemal uuesti tagasi. Aga meil on üks asi, mida me teeme. Ja me teeme siis seda, et tahame kõik teada, et kas Lea on liberaalne või konservatiivne või vasakpoolne või parempoolne. Ja selleks on meil andnud võimaluse Postimees hääleandja, kasutades Martin Mölderi küsimustikke ja me siis hakkame su käest küsima. Alustame endast konservatiivsetest küsimustest nagu tavaliselt, ehk siis kas homoseksuaalsetel paaridel peaks olema õigus adopteerida lapsi? Nii, ja kuidas ma selle ja mahellu, Pigem ei vastasid sa. Ja muidugi, jah. Kuidas siis vastus oli? Ja, ma arvan, et ma olen pigem eitaval seisukohal tõepoolest, sest minu arvates on ikkagi lapsel õigus emale ja isale ja isegi kui see tegu on adopteeritud lapsega, et ma arvan, see on ikkagi nagu oluline, et ma arvan, siin on raske leida nagu selliseid argumente, et jah, ma saan aru muidugi samasoolistest paaridest, et nendel on see soov ja huvi lapsi lapsendada ja kasvatada, aga samas me ei tohi ära unustada ka lapse enda huvi. Lapse enda huvi on ikkagi see, et tal oleks ema ja isa. Väga hea. Kas abielu peaks olema üksnes mehe ja naise vaheline liit? Jaa, kindlasti. Väga hea. Kas transsooliste õigused on probleem, millega riik ja ühiskond peaks täiendavalt tegelema? No ma arvan, et ei pea tegelikult, et nendega ongi nagu ülemäära palju tegeletud, et see ongi nagu põhiteema, et meil on ikkagi palju olulisemad teemad, millega meil praktiliselt üldse ei tegeleta, rääkimata sellest sündimuse teemast, eks ole, mis ka väga visalt ju kajastust leiab, et nüüd kui on väga sellised hullud numbrid, et nüüd nagu äkki hakkab valitsus ka midagi sel teemal rääkima, muidu räägivad kõik ainult siin muud arvamusliidrid. Et ma arvan, et olulisemaid teemasid on ja tegelikult meil on ikkagi selline õigusriik, kus tegelikult on ju ikkagi väga hästi inimeste õigused tagatud, et ma arvan, et siin mingisugust väga suurt puudujääki ei ole. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt meist väga erinevatest riikidest? Jaa, kindlasti. Selge. Nüüd on huvitav küsimus. Kas sündimuse suurendamiseks tuleks riigi poolt rakendada täiendavaid meetmeid? Siin ei saagi üldse teistmoodi arvata muidugi, jaa. Väga hea. Nüüd me küsime, kas rohkem raha teenivad inimesed peaksid senisest suurema osa oma sissetulekust maksudeks maksma?
No pigem selles mõttes peaksid maksma, et kui ma kirjeldasin seda olukorda, et meil on praegu tegelikult regressiivne tulumaks, eks ole, et siis see nagu niipidi ei tohiks olla, see peaks ikkagi olema niimoodi, et need, kellel on ikkagi nii-öelda käel rohkem jõudu, kes saavad rohkem maksta, kellel on suuremad sissetulekud, kellel on vähem ülalpeetavaid, need peaksid ikkagi panustama rohkem. Selge. Veidi. Kas ettevõtted peaksid oma tuludelt senisest enam makse maksma? Ei, ettevõtlus on, ma arvan, see, et meil ettevõtetel ei ole tulumaksu välja arvatud siis, kui see tulu saab kellegi isiku tuluks ehk dividendidena, et siis seda maksustatakse, et see on, ma arvan, hea süsteem, see soodustab ettevõtete sellist kasumi reinvesteerimist ja majanduslikku arengut, et see on hea, seda tuleks säilitada. Väga hea. Kas riik peaks pakkuma ettevõtetele abi, kui nad satuvad majanduslikesse raskustesse? No siin võib olla erinevaid olukordi, meil oli, eks ole, koroonakriis ja nii edasi, teatud juhtudel võib seda vaja olla, aga üldjuhul mitte. Pigem ei oli sulle, jah. Kas riik peaks endale kuuluvaid ettevõtteid või asutusi täiendavalt erastama? No ma ütleksin, et nii ja naa. Meil on tegelikult ajaloost näiteid, kus me oleme erastanud, aga kui tegu on ikkagi monopoolse ettevõttega näiteks, kui see on strateegiliselt tähtis julgeoleku mõttes või ma ei tea, mis iganes muus osas, siis no selliseid ettevõtteid siiski ei saa erastada. Aga on muidugi selliseid ettevõtteid, kus on tegelikult konkurentsi olukord turul ja mida saaks erastada. Ehk siis pigem jah. Kas inimesed peaksid rohkem vastutama vanaduspõlves hakkama saamise eest? No eks nad ikkagi peavad vastutama, seda muidugi, aga küsimus on selles, et seda vastutust, ütleme, riik peab ikkagi ka, eks ole, kui inimesed ei saa hakkama, siis nad peavad abikäe osutama, aga loomulikult inimesed esimeses järjekorras peavad ise enda eest hoolitsema. Pigem jah. Nii ja nüüd on siis viimasel ajal on siin üks erakond üritanud laineid lüüa. Kas riigi poolt kehtestatud alampalk on vajalik? No selgelt on vajalik, et me ei saa rääkida sellest, et tööturul nüüd töövõtja ja tööandja on nagu võrdsed partnerid ja lepivad omavahel kokku, et tegelikult see nii ei toimi. Vot, ja siin on just see kristlik vaade, millest me rääkisime juba vanad kirikuisad 1700 aastat ja tagasi on öelnud seda, et tuleb maksta mõistlikku tasu töö eest ja ei tohi, kui sa maksad vähem, siis see on juba suur patt ja see on põhimõtteliselt röövimine, varastamine. Jah. Et me ei tahaks orjanduslikku korda tagasi. Väga hea. Ja kas riik peaks soodustama majanduskasvu ja uute töökohtade loomist isegi siis, kui sellega kaasneb mõningane kahju keskkonnale? No siin on jällegi, kui me mõtleme konteksti, mis meil siin on, et tegelikult muidu teatud kahju võib siiski olla vajalik, et kui me vaatame kas või oma olulisi ettevõtteid, kas või nagu energiamajanduse mõttes, et teatud kahju on ikkagi möödapääsmatu, aga seda tuleb minimeerida loomulikult, sest keskkonnahoid on väga oluline väärtus. Aga samas, kui me ei saa ühtegi ettevõtetega mitte midagi juurde luua selle pärast, et seal tuleb üks puu maha võtta, eks ole, siis see nagu ka takistab juba majanduse arengut, et seda peab ikkagi mõistlikult tegema, nii et oleks mõlemad huvid, nii meie nagu majanduse huvid kui ka looduse huvid nagu arvestatud. Jah, me oleme enne siin rääkinud, et loodu on looja poolt meile antud, et me ei tohiks seda raisata ja me ei tohiks sellesse suhtuda pahaperemi halvasti. Ja ka see ei tähenda seda, et kui Jumal on meile andnud põlevkivi, et me ei tohiks seda kasutada ja kui see on meie ütleme iseseisvuse ja hakkama saamise jaoks vajalik elektri tootmiseks, mis tegelikult oli. Mina arvan seda, et Eesti üks iseseisvuse aluseid on see, et meil oli iseseisv energiapoliitika. Me olime võimelised, me ei olnud Venemaast sõltuvuses sellest energiast, elektrienergiast ja see andis meile võimalus ajada natuke nagu sellist kiiremini läänemeelset või tänapäeval läänemeelne on juba sõimusõna, ma ei julgegi öelda, aga ütleme öelda ikkagi läänemaailma stiilis poliitikaid, et kahju, et meil nüüd oleme kaotanud sellise... Kahjuks jah, just hiljuti lugesin ka, kuidas tossavad elektrijaamad kaovad 35. aastaks või mis meil siin minister Sutt hiljuti just lubas ajakirjanduse vahendusel, et tegelikult see on jama nagu, et kui me läheme täielikult üle niisugustele energiaallikatele, mis sõltuvad kas loodusoludest, päike ja tuul, eks ole, mida on ja ei ole, või siis asjadest, mida me peame importima nagu gaas ja kus me muutume teistest sõltuvaks, et see kindlasti ei anna meile julgeolekule juurde ja see on väga ohtlik ja kui sa räägid, et meil on olemas see põlevkivi, aga ega see põlevkivist ei ole kasu, kui meil tegelikult neid jaamasid ei ole, et kui me need ära likvideerime, kus seda põlevkivi põletada. Et siin ütleme ka praeguse valitsuse energiapoliitika on nagu täiesti Eesti huvide vastane, nii et loodan kiirele muutusele.
Jaa. Me vist jõuame veel mõnest maksust rääkida või? Jah, kui me kiirelt teeme paari minutiga, jõuame ikka. Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamise eesmärgil ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks jätkub tulumaksuvabade annetuste andmine juriidilistele isikutele ka aastal 2027. Aga tegelikult, kui juba antakse ühele grupile see õigus, siis miks ei võiks samamoodi need juriidilised isikud annetada mitte teistele mittetulundusühingutele, et kodanikuühiskond ongi see, et keegi annab sinna raha, keegi annetab, keegi toetab seda, keegi teeb seda, et siin on, mina arvan, et see on selliseid erisusi, mida rohkem tehakse maksuerisusi, seda nagu keerulisemaks süsteem läheb ja rohkem pakub võimalust, ma ei oskagi, ebaõigluseks. Meil kusjuures fraktsioonis oli just see nädal juttu sellest, et kas ettevõte saab näiteks riigile annetada. Aga tuleb välja, et see on vist tegelikult tulumaksustatav, et riigile ei saa annetada tulumaksu vabalt, et võiks olla selline võimalus. Aga ütleme siis nii, et tegelikult tõusevad veel alkoholi ja tubakaaktsiis ja selle poolt konservatiivne kristlane on, sellepärast, et need on selged pahed, kui me midagi peame maksustama, siis me võiksime maksustada pahesid. Ja tõuseb ka kütuseaktsiis, et lihtsalt nagu, et huvi pealt teaksite, et kui teie auto sõidab bensiiniga, siis bensiini hind on vist 1,7, siis sellest 62 senti on siis aktsiis ja kui te sõidate diisliga, diisel on vist 1,49, siis sellest 0,459 on aktsiis, ehk siis põhimõtteliselt, aga mis see on? See ongi see, millega, need on mõnes mõttes positiivsed maksud, et hoiavad meil, kui nad hoiavad meil kõike seda infrastruktuuri ülevale. Jaa, aga siin on jälle selline topeltmaksustamise küsimus, et nüüd meil on ju ka automaks veel, et just nagu läbi selle kütuse sa juba nagu maksad selle auto eest ja nüüd sa maksad veel lisaks ka auto enda eest, nii et see on ka nagu selline väga huvitav viis, kuidas sama asja 2 korda inimestele maha müüa. Hea oleks, kui saaks sinna veel midagi äkki juurde panna. Mingi komponendi. Kuulge, aga selle maksuasja võiksime lõpetada. Meil on ka üks positiivne maksuuudis, et mis nüüd siis edasi hakkab juhtuma ühes tööstusharus? Sa pead silmas nüüd seda, et üks tööstusharu on selleks aastaks tulumaksuvaba, nimelt hasartmängud. Jaa. Vot sellist maksukingitust keegi ei oodanud, aga näed, tuli küll selline kingitus. Järsku mõned lobistid ikkagi ootasid. Ma ei taha uskuda, et lobistid kindlasti ootasid, isegi kui oodanud, siis neil on kindlasti hea meel, kuigi nüüd nad hakkasid muretsema, natuke on lugeda, et täna tegelikult anti sisse juba seaduse muudatus, just mõned tunnid tagasi, et siis see viga nii-öelda ära parandada ja siis on ju lugeda ka, et need hasartmängu ettevõtjad on lubanud ikkagi riigile maksta, mis eest, et ei ole kohustust, aga siis tekib küsimus, et seda nad ei saa tulumaksuvabalt teha, kui nad riigile raha annetavad. Et ikkagi seaduse muutmine selleks, et maksukohustus tekiks, on vajalik, aga üldiselt on see kõik väga imelik, sest tegelikult maksuseadused peaksid olema enne jõustumist vähemalt 6 kuud vastu võetud, nii et äkki suvest siis tekib neile see maksukohustus. Et tõesti väga imelik ja natuke naljakas on see, et nüüd on hakatud justkui rääkima, et ka opositsioonisaadikud on süüdi, et miks niisugune viga läbi läks. Vabandage väga, opositsioon on algusest peale olnud vastu sellele hasartmängumaksu vähendamisele. Isamaa hääletas sellele vastu Riigikogus, esimesel lugemisel me tegime tagasilükkamise ettepaneku, mis loomulikult koalitsiooni poolt maha hääletati. Me hääletasime vastu selle vastuvõtmisel. Peale seda, kui see oli vastu võetud, Isamaa saatis omalt poolt kirja presidendile, et president seda välja ei kuulutaks. Me oleme absoluutselt kõik teinud selleks, et seda seadust ei tuleks. Ja ta nüüd ikkagi tuli, et mina küll arvan, et ikkagi siin peavad need, kes seda seadust soovisid, ikkagi vaatama otsa, et kuidas see viga tekkis ja kuidas seda siis tulevikus ennetada, et niisuguseid asju ei juhtuks. Ma arvan, et see viga on selgelt viimaste aastate suurim nagu tõsine viga. See ei ole mingi näpukas, vaid see on nagu kuritegelik viga mõnes mõttes. On siin on isegi mõned, Aivar Kukk kirjutas näiteks, et tema arvates on see ikkagi sihilikult tehtud. Ma ei tea, võib-olla tõesti, aga ilmselgelt oleks need, kui te seda sihilikult tehti, pidanud aru saama sellest, et sellest tekib tohutu pahameel ühiskonnas ja et nad seda niimoodi jätta tõenäoliselt ei saa. Nii et, aga selle algatajad ja nemad ju järgmistel Riigikogu valimistel kandideerivad järgmises erakonnas, ega siis sama erakonnaga ei lähe. Just, jah. Tanel Tein on vähemalt nüüd kuulus inimene.
vähe sellest, et ta oli kõva sportlane, vähemalt üritas kõva sportlane olla. Noh, üldiselt on üldse küsimus, et kuidas niisugune väga selgelt lobi tulemusena saavutatud eelnõud ja kuidas see kõik korruptsioonivastase võitlusega kokku käib, et ma arvan, et siin on ka uurimisorganitele natuke mõtteainet, et neid näiteid on ju veel, eks ole, kus on väga selgelt ettevõtjate majanduslike huvide järgi neid otsuseid tehtud, nii et jah, no ütleme, et väga hapu lugu. Väga hapu, väga inetult välja kukkunud ja aga noh, jällegi üks võimalus, mida peale 27. aastat saab korrigeerida. Loodame, et inimesed mäletavad seda ja selleks me siis ja teevad vastavalt otsuseid. Millist Eestit ja millist maksusüsteemi nad tahavad. Igal juhul minul on väga hea meel, et sa meie saatesse said tulla. Väga lõbus oli. Aitäh teile ka. Ja järgmine kord, järgmises saates on meil taas sellest konservatiivse mõõte koha pealt on meil teemaks, et kas abielu peab olema mehe ja naise vaheline. Ja no me lisame sinna veel ühe, sellepärast, et tänapäeval on ka muid asju levinud, et kas abielu peab olema ühe mehe ja naise vaheline liit. Aga kohtume siis järgmine kolmapäev. Ja head aega. Head aega. Tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Krist Loime.